Tere tulemast tagasi, head sõbrad! Haapsalu õudusfilmide festival tuleb taas ja sel aastal on huvilistel võimalik näha ühte väga erilist ja toredat seanssi. Nimelt koguti kokku Nõukogude Eesti reklaamfilmide paremik, mida paljud meie vaatajad on kindlasti näinud aegade jooksul. Ja nende reklaamide geniaalsed tekstid, mina ütleks, kirjutas andekas luuletaja Ott Arder ja reklaamfilmide tegija oli tol hetkel üks legendaarne mees, kes täna on meiega liitunud. Harri, tere õhtust! Tere õhtust! No reklaamindus on ajas väga palju muutunud. Täna, mis me vaatame telereklaame, suured tiimid toodavad kümnetes eraldi reklaamibüroodes. Iga liigutus maksab, on väga palju arvutitehnikat juurde ja kõik on seadusega reguleeritud. Aga ma saan aru, et sinu ajal Nõukogude Eestis ikkagi koondati kõik ühte ettevõttesse vale öelda, aga reklaamifilmi siis, Eesti reklaamfilmi ja mingil hetkel oli tegemist ikkagi liidu kõige suurema nende reklaamklippide tootjaga üle 300 lühiklipi aastas. Väga tore küsida, kui sa täna vaatad telereklaame, mis sind kõige rohkem häirib? Kas tänapäeval keegi vitsib tellida originaalmuusikat heliloojalt ja laulutekste? Ma ei ole tähele pannud enam. Kas sa tunned, et minnakse kergemat vastupanu teed või odavamat? No, kas just odavamat, aga kas mõeldakse vaataja peale, kes neid pikki reklaamikatkestusi peab välja kannatama, et ta võiks sealt leida midagi natukene vaimukamat ja lõbusamat. Et sellest on kahju, et seda teed ei ole enam mindud. Kas sa ise tunned, et reklaamipausid on liiga pikad? Selle reklaamipausi ajal jõuab kontrollida vähemalt 15 reklaamikanalit või teist kanalit, et vaadata, mis seal mujal siis toimub. Teistpidi ju tore ka. Tore küll. Saad silmaringi laiendada, aga igal juhul. Tõesti niimoodi on, et väga suur osa Eesti reklaamfilmi, siis reklaamidest, millest Robi ka rääkis, mis on tehtud ikkagi Nõukogude ajal, on tänaseks kahjuks hävinenud. Aga Harri, sina säilitasid oma töid ja tõeline rariteet tuleb siis näitamisele HÖFFil ja 80 reklaamfilmi, millest 23 on siis Ott Arderi tekstidele, nagu sa mainisid. Ja me mõned sinu lemmikud nüüd, legendaarse Harri enda lemmikud vaatame üheskoos ära ka, et võib-olla ongi hea hetk võrrelda siis tänaseid reklaame, mida te just hetk tagasi nägite meie Kanal 2 vahendusel, nendega, mis vanasti siis ekraanidel olid. Ja esimene reklaamidest, head sõbrad, reklaamib meile sidruneid. Eks võita ikka ju kõik, vist õige maagus on hoid, kui pikk ja väsitav sõit, meil muutub raskemaks jäi, see värskeks sidrunilõik, väike sidrunilõik, ei võta julget üks viil, ja sina viimane viil, teeb värskeks sidrunilõik, väike sidrunilõik, see korralik, ma ütleks, hittlugu käis seal taga. Miks see sulle endale nii väga meeldib? Mulle väga meeldib selle reklaamfilmi muusika. See on tellitud Margus Kappelilt. Sõnad siis oli Ott Arderi tehtud ja laulab Ivo Linna. Ja mul oli ka suur au kasutada selliseid heliloojaid nagu Margus Kappel, Tõnu Naissoo, Alo Mattiisen ja Ott Arder oli minu sõnade kirjutamise lemmik. Kui kaua sellise klipi ülesvõtmine või üldse tegelikult sellise reklaamklipi tootmine aega võttis? Ütleme 1,5 kuud. See film on üles võetud Tallinna maratonil. Selleks tuli ette valmistada ennast rajameister Aarne Nuudi korraldas meile selle võimaluse, et me katsime selle teejoomise laua ja saime need niisugused loomulikud kaadrid. Ega siis keegi pole kunagi ju kellegile maratonil teed pakkunud sidruniga. Ainuke kord. Aga need inimesed, kes seal reklaamis on, nendega oli kokkuleppe olemas, et te tulete joota siit sidruniga teed ja sõidate edasi või?
Ei, kuidagi mitte. Need on kõik juhuslikud inimesed, kes tulid ja arvasid, et see on nagu selle maratoniga seoses. Ja tänapäeval vist nii ei saa. Ja mõtle, said sellisesse reklaamfilmi, mida vaatasid 100 000 inimesed, nii et nende võit. Ja eelarved olid korralikud teile. Ütleme niimoodi, et kui tänases vääringus ümber arvestada, siis 30 000 eurot oleks sellise filmi eelarve. See on päris korralik number. Aga mitte ka ulmenumber. Mitte ka ulmenumber, jah. No vaatame, kas järgmine reklaam võiks ka olla väärt 30 000 eurot ja tol ajal tehti väga palju seksikaid reklaame, huule limpsimist ja jäätise söömist natuke ulakalt ja minust paljast ihu oli ka päris palju. Ma ei tea, kas kõik tegid, aga Harri küll tegi. Harri tegi sellised klippe küll. No vaatame ühte, see on siis parfümeeria kaupluste reklaam. Šampon, parfüüm on dekolonn ja puuder mitu värviseemid nii riiuleil kui letil on. Reas purgid, pudelid ja tuhid, eks üks on paks ja teine kõht, et erinev on lemmiklõht. Nüüd kõlab nõnda resüme, üks hea pikk lõht ei liiga tee. No vot, Harri. Naised poeletil vahuvennis ja täitsa kuidagi alasti ka veel. Kas tsensuur ei sekkunud kuidagi? Aga kuidas teha filmi 4 kauplusele ilma ühtegi toodet märkimata? Lihtsalt, et tulge ja ostke ilutooteid. No ma arvan, ainult nii saab. Ainult nii saab. Kui sa tahad ausalt teha, nii saabki. Et me ju Ameerika filmidest ikkagi mäletame, et daamid istuvad kuskil vannis, vahus. No miks neid siis mitte poeletile nagu istutada? Aga keegi ei pahandanud? Ma ei ole kunagi kuulnud. Ja ütlen ausalt, ise ka vaatasin hea meelega. Ja küsimus on, kas need naised olid ka juhuslikult seal või need olid ikka kokku lepitud? Ei, need olid kõik kokku lepitud. Aga nad olid delikaatselt vahuga kaetud ja siis, kui kaamera nagu väiksel raudteel relside peal mööda sõitis, siis kallati sooja vett neile ju pähe. Arusaadav, aga tsensuur iseenesest. No me näeme praegu, et tänapäeval sellist reklaami ei saaks kuidagi panna, vähemalt sellele kellaajale, kus meie eetris oleme näiteks ja varasemale kindlasti mitte. Aga mida keelati teha? Kas oli mõnikord niimoodi, et tegid stsenaariumi valmis ja siis öeldi, et ei, sellist asja me ei näita? Oli. Priit Taimla kirjutas ühele laulule teksti või ühele reklaamfilmile. Ja see reklaamfilmi teema oli minu poolt välja mõeldud. Et see ei olnud tellitud, et ma õppides ülikoolis märkasin poliitökonoomia õpikus ühte sellist sõna nagu luksuskaubad. Ja siis sain selgusele, et luksuskaubad on siis vaibad, kristall ja portselan. Ja siis palusin 2 tellijalt tellimust, et näidata siis inimestele, mis see luksus on. Ja see film kukkus niimoodi välja, et reklaamfilmi peatoimetaja Peedu Ojamaa ikkagi keelas seda filmi näidata peale kella 6 õhtul. Peale kella 6? Peale kella 6 õhtul. Aha, jääb saladuseks, mis seal siis oli? Või... Seal ei olnudki midagi nii väga erilist. Mõned kaadrid olid võetud Tartu maanteel, kus oli see soomlaste ehitatud valuutapood. Seal oli väga luksuslik kristalli valik. Saime sealt ilusad pildid ja seal painutasid oma keha Peterburi akrobaadid, kes käisid siin külalis esinemisel Linnahallis. Okay. See annab aimu natukene, miks keelati. Aga vaatame ühte veel. Järgmine on siis Kangaid tutvustav reklaamklipp ja seda tehakse loomulikult ikkagi väga toredal moel. Paneme käima. Seda, kes ei kanna villast, talvel tunneb ninast lillast. Mere äärde väljub villast, habemega meesse viljast. Viska villast. Lambaid jookseb üle sillast, kõik nad pügatute killast. Ostes villast ei ostja, pügada saa. Ostes villast ei ostja, pügada saa. Väga hea tekst. Väga hea tekst. Kas ma saan aru, et selle reklaami tegemiseks on väga palju juhuslikkust ja väga palju sellist, mida täna ei kujuta keegi ette, et kas sa lamba tõid ise kuskilt lambakasvatusest? Ei.
see oli minu kasutuses olnud ametiauto, üks remondiauto Luksep, kes kodus pidas lammust. Ja siis ma tõin selle lamba Pääskülast Tallinna poodi. Ja kuidas need naisterahvad sinna reklaami pääsesid? See juhtus niimoodi, et oleks vaja olnud sellele filmile lihtsalt niisugusi nägusid lisada, mis annaksid natukene elegantsi. Ja me läksime operaatoriga linnahalli, kus toimus mingisugune show. Ma ei mäleta, mis show, aga me olime ainult lava taga. Ja seal olid need kaunid daamid, aga need olid Soomest tulnud. Ja siis mul oli kaasas selline baaripukk, mis oli aluse peal ja ma sain keerutada seda ülemist istet. Ja ma palusin neil modellidel istuda selle puki peale ja siis keerutasin neid. Aga ma ei saanud neile midagi maksta. Sellepärast, et ühelgi filmivõttel ei olnud mul direktorid kaasas rahakotiga, kes oleks koha peal kellegile maksnud. Ja mina ei teadnud, et ma kohtun nende soomlannadega seal. Et niimoodi nad sattusid filmi. Ja siis ükskord tuli nagu tagasilöök, siis öeldi, et aga üks nendest daamidest oli ju Euroopa müssiks valitud. Leedis siis oma koha selle lambaga. Ma saan aru, et soomlased ise olid pahased. Mina nendega ei ole kokku saanud ega nendega rääkinud. Aga selle filmi teema sokutasid mulle Olav Osalin ja Rein Lang. Aga siis tagasilöök tuli neile, kuna nemad olid selle tellimuse saanud. Ja siis neile tuli siis see noomitus. Aga mitte ainult meie siin Eestis ei ole neid reklaame näinud, vaid et kuna sa need säilitasid, siis need tegelikult on käinud ka Hollywoodi kõige suuremalt kinoekraanilt, kui nii võib öelda, lavalt läbi, sellepärast, et väga paljusid neist jõudsid siis Borati filmi. Kuidas selline asi juhtus? Olid sa ise kuidagi nende otsuste juures? Ei, kuidagi mitte. Et helistati minu pojale, kes andis välja plaadi nende filmidega ja paluti luba kasutada neid filme. Ja siis pärast selgus, et kasutati ju lõputiitrite all, mitte filmis endas, mitte tegevuslikult. Ja teistpidi, kuidas ise tunned, positiivne või negatiivne? No tookord oli sellest ju palju kära. Kõik helistasid ja küsisid, et kuidas see võimalik on ja kas sa raha ka ikka said? Said siis? Sain. Siis on korras, kuule, siis on probleem maas. Väga tore. Ma ütleks niimoodi, et väga tore lõppintervjuule näitamaks, et see, mida on Eestis, no ma arvan, et inimesed, kes on 40+, on ikkagi suurt osa reklaame näinud, meenutavad hea sõnaga ja nüüd on Hollywood ka ära näinud, siis meil on sellele hea meel, et me oleme ikkagi sinu abiga vallutanud Hollywoodi. Igal juhul aitäh tulemast. Aitäh. Ja mina palun korra veel tähelepanu sellepärast, et Ott Arder, kes nagu me mainisime, on kirjutanud väga paljudele reklaamfilmidele tekstid, mis paljudel hakkasid tõenäoliselt lapsepõlve meenutades kerima praegu peaski, on tema raamat valmis saanud. Laulgem kaasa on selle raamatu nimi. Ja siin on tõesti selline tore raamat, et kui sa teed selle lahti, siis siin on erinevad need lood, mille Ott Arder üldse on valmis teinud. Ja telefoniga niimoodi peale näidates QR-koodile avaneb kohe see lugu ja saab mõnusasti lisaks informatsioonile, mis siin raamatus on, kuulda ja kaasa laulda ka nendele lugudele. Lisaks veel on selline lugu, et 2. mail saavad siis huvilised osa Ott Arderi tekstidel loodu reklaamfilmide eriseansist Hõhvil, nagu me mainisime, ja sinna tuleb ka kaasa näiteks selle sama raamatu siis koostaja Epp Petrone. Igal juhul aitäh veel kord tulemast ja selline tore meenutus tänase esmaspäeva saate lõppu oli siin praegu nende reklaamfilmide näol. Ilusad reklaamid olid ikkagi kunagi. Loodetavasti reklaami tänased tootjad võtavad siit midagi ja panevad kõrvada ka, sellepärast, et pole ammu kuulnud juba ka meie vaatajatelt, et Jüri, aitäh. Sa ise Robertiga tegite toredat saadet, aga need reklaamid seal vahel, need olid veel eriti toredad. Tehke üks C-vitamiin väikese teega ja tuttu. Kõik head.